tere, lapsed! Vaadake, mis mina leidsin siin metsas jalutades. Mis see on siin? See ei ole väga kena vaatepilt, kui sa leiad prügi. Kes meist ikka tahaks metsas jalutada või oma koduuksest välja astuda ja leida prügi? Aga see on meie enda valikud, mis me teeme sellega. Kas me viskame prügi maha või prügikasti? Kas me jätame selle prügi siia või hoopiski korjame ise kokku? On veel midagi, mida me saame oma valikutega kas reostada või puhtana hoida. See on meie mõttemaailm. Me saame oma mõtteid täita prügiga, kui kuulame kurja sõnumiga muusikat, vaatame mõnda vägivaldset telesaadet või loeme raamatut, mis tekitab meis negatiivseid tundeid. Meie mõttemaailm sarnaneb selle pudeliga, mille sisse ma praegu selle svammi panen. Svammi siia pudeli sisse saada on üpriski kerge, aga seda svammi siit seest jälle uuesti välja saada on raskem. Selleks peaksime me pudeli ära lõhkuma. Meie sisse lähevad kurjad mõtted kergelt, neid välja saada on raskem. Õpetussõnad 4.23 ütleb: hoia oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest sellest lähtub elu. Jumal ütles ka, et me peame oma südant hoidma kurja eest. Jumal õpetab, et meil tuleb valvata oma südant ja mõtteid ning mõelda nendele asjadele, mis on head. Me peaksime oma mõttemaailma täitma puhaste ja kaunite mõtetega. Jumal saab meil aidata puhastada oma mõtteid kõigest kurjast, mis me oleme sinna sisse lasknud. Jumal saab muuta meie mõttemaailma, kui me seda teha laseme ja palvetame. Teeme koos ka ühe palve. Kallis taevane isa, palun aita meil vabaneda nendest kurjadest mõtetest, mis me oleme enda sisse lasknud. Ja palun anna meile tarkust hoida puhtana nii meie mõttemaailm kui ka keskkond meie ümber. Aamen.